Ringlusse võetud plasti uued nõuded. Nagu Kairi kenasti tegi juba sissejuhatuse, siis tõesti kauaoodatud uued nõuded võetigi vastu siin septembri keskel, avaldati Euroopa Liidu teatajas ja nüüd 10. oktoobril ta ka jõustus. Niiviisi, määrust on kaua oodatud, ütleme nii. Hoolimata sellest, et seda on kaua oodatud ja kaua tehtud, tundub mulle, et see viimane ots läks päris kiiresti, eelnõu menetlemine. Ja selles eelnõus võib olla selliseid väikeseid ebatäpsusi ja sisse lipsanud väiksemaid veakesi, millest esimene juba märgati siin septembri alguses ära. Aga kokkuvõttes ikkagi olgu peale need väikesed vead, suuremast punnseisust oleme me selle määrusega siiski nagu üle saanud. Et selle määrusega siis tunnistatakse kehtetuks varem kehtinud määrus, mis võeti vastu aastal 2008 ja mis oli mõeldud küll üsna ruttu jõustuma, kuid mis tegelikult tervikuna täies mahus ei jõustunudki. Ja siin on väike ülevaade sellest, et mis erinevused siis uute nõuetega tulevad. Uus määrus siis kehtib kõikidele ringlussevõtu liikidele, sealhulgas keemiline ringlussevõtt. Oluliselt on rohkem määratletud mõisteid. Ringlussevõtu protsessi või tehnoloogia ohutuse hindamine on nüüd kahetasandiline. Euroopa Liidu tasandil siis hinnatakse tehnoloogiat sobivaks, aga enne seda on üks tasand, kus liikmesriigi pädevad asutused siis hindavad uusi tehnoloogiaid ja nende ohutust. Siis võib-olla üks nõue siis on ringlusse võetud plasti sisaldavate konteinerite märgistamine, mille puhul on määratletud nii esitatav teave kui ka kirja suurus. Siis uus määrus läheb ka kaugemale lihtsalt ringlussevõtu protsessidest ja reguleerib esitab nõudeid ka jäätmete kogumisele ja see peab olema teatavatel juhtudel siis isegi sertifitseeritud. Samuti on uued nõuded vastavusdeklaratsioonile, millele on esitatud kindel struktuur või vorm, mida siis tuleb järgida. Ja nüüd veel täpsustuseks, mis tahes liiki ringlussevõtu puhul on see, et nõudeid kohaldada siis sellise ringlussevõtu suhtes, millest saadakse need ained, mis on lubatud plastimäärusega. Natukene siis ka määruse ülesehitusest. Ma juba ütlen praegu ära, et ma igasse nõudesse peensusteni sisse ei lähe, sest see võtaks liiga palju aega ja võib-olla ei puuduta kõik nõudeid kõiki ühepalju. Aga lihtsalt, et saada ülevaade, siis siin tõin ära, mis on peatükid ja mis on lisades esitatud. Nii et kõigepealt, mis kohaldamisala sellel määrusel on? Et see määrus räägib siis eelkõige jäätmetest pärit või jäätmetest toodetud plastist, mida siis soovitakse kasutada toiduga kokku puutuva plastile. Siis esitatakse siin plasti ringlussevõtule kui ka ringlusse võetud plasti kasutamisele üldnõuded, mis tingimustele peavad vastama siis ringlussevõtu tehnoloogiate arendamine
ja lubamine, millist teavet registreeritakse, kuidas toimub ametlik kontroll, milliste dokumentidega tõendatakse vastavust ja lisades on siis esitatud sobivate tehnoloogiate loetelu, vastavuskontrolli kokkuvõtte vorm ja vastavusdeklaratsioonide vormid. Vastavuskontrolli kokkuvõtte vorm puudutab ainult ringlusse võtjaid, aga vastavusdeklaratsioonide vorme on 2 liiki. Ühed on ringlusse võetud plastile ja teine vorm on siis sellisele materjali, mis sisaldab ringlusse võetud plasti ja millest saab teha valmis esemed. Äärmiselt oluline ongi tähelepanu pöörata ka kasutatud mõistetele. Määrus viitab siin jäätmeid käsitlevale direktiivile, kus on ära toodud siis sellised mõisted nagu jäätmed, olmejäätmed, jäätmekäitlus, kogumine, korduskasutamine, ringlussevõtt ja tavajäätmed. Väga oluline on vahet teha, mis asi on korduskasutamine, mis asi on ringlussevõtt. Korduskasutamisel käivad ringi tooted, mis ei ole jäätmeks muutunud veel. Aga ringlussevõtt on selline toiming, mille käigus tegeletakse jäätmematerjalidega. Ja jäätmed siis on ka defineeritud, et need on mis tahes ained või esemed, mille valdaja ära viskab. Tehakse vahet, mis on ringlussevõtu tehnoloogia, mis on protsess. Tehnoloogia on laiem mõiste ja protsess on natukene kitsam. Protsess hõlmab endas siis 3 etappi. See on eeltöötlus, puhastusprotsess ja järeltöötlus. Tehnoloogiaga võib kirjeldada ka, kuidas jäätmed kogutakse ja millisel eesmärgil niiviisi ringlusse võetud materjali võib kasutada. Uus mõiste on ka ringlussevõtusüsteem. Siis on konkreetseid füüsilisi objekte siin defineeritud, näiteks ringlussevõturajatis, milles on ringlussevõtuseadmestik, mille üks osa on saastest puhastamise seadmestik. Siis jõuame siia ringlusse võetud plasti juurde. Siin on ka oluline vahet teha, et mis on ringlusse võetud plast ja mis on ringlusse võetud plastist materjalide esemed. Ja selle määruse tähenduses on ka väga oluline ringlusse võtja mõiste, sest siin tähendab ringlusse võtja sellist isikut, kes viib läbi saastest puhastamise protsessi. Keskkonnaalaselt võib ta võib-olla natukene laiem olla, aga selle määruse mõistes on ta suhteliselt kitsalt määratletud. Niisiis, mis on ringlusse võetud plast ja mis on ringlusse võetud plastist materjal või ese. Need võivad olla koostiselt üsna sarnased, aga üks on see, mis ei ole veel muudetud valmis kujul toiduga kokku puutuvaks sobivaks materjaliks või esemeks. Ja teine on just, mõeldakse siin valmis kujul materjale ja esemeid selle pika lohiseva mõistega. Nii et ilmselt läheb keel pärast hulli, aga loodan, et annate andeks. Siin üritasin panna ühele slaidile kogu selle määruse kontseptsiooni. Ehk siis põhimõte on, kuidas saab jäätmetest teha sellised materjalid ja esemed, mis sobivad toiduga kokku puuteks. Siin on mitmed etapid. Selleks, et jäätmed kokku saada, peab neid koguma, peab neid eeltöötlema. Kui eeltöötlemise etapp on läbi, siis öeldakse, et ma olen saanud sobiva plasti ja nimetame seda sisendplastiks, mis läheb saastest puhastamise protsessi.
Pärast seda protsessi saadakse ringlusse võetud plast ja selle järeltöötlemisel, mida võib olla ka mitu etappi, saadakse siis valmis kujul ringlusse võetud plastist materjalid ja esemed, mis sobivad juba toiduga kokkupuuteks. Järgmine etapp on see etapp, kus selliseid materjale kasutatakse, kas toidukäitleja juures või tarbija juures kodus. Ja pärast, kui nad on muutunud jäätmeks, jõuaksid nad jällegi ringiga siia algusesse tagasi. Nii et siin skeemil ma üritasin ka näidata natukene seda ringlussevõtu tehnoloogia ja protsessi omavahelist suhet, aga ma ei tea, kui hästi see nüüd õnnestus. Et saastest puhastamise tehnoloogia on tõesti ainult üks osa ringlussevõtu tehnoloogiast. Ja protsess on siis selline toimingute jada, mis on spetsiifiline mõne tehnoloogia suhtes. Ja kui nüüd see protsess on tõesti selline, et teda iga protsessi on vaja hinnata, et niivõrd erinevaid parameetreid käsitletakse seal, siis läheb selline protsess loa protseduuri alla. Ja sellele on vaja taotleda luba. Niiviisi, siin on näha ka, et eeltöötlemine ja kogumine on siis sellised protsessid, sellised tegevused, mis nõuavad kvaliteedi tagamise süsteemi, mis peab olema sertifitseeritud. Teistel etappidel peab ka olema kvaliteedi tagamise süsteem, aga see ei pea olema sertifitseeritud. Vastavusdeklaratsioon hakkab kaasa jooksma siin ringlusse võetud plasti etapist ehk siis pärast saastest puhastamise etappi. Nõnda. Ja siis nõuded, et kuidas siis, mis tingimustel tohib ringlusse võetud plastist materjale ja esemeid turustada. Esiteks, need peavad vastama ka esmase plasti määruse nõuetele ehk siis määruse 10/2011 nõuetele välja arvatud vastavusdeklaratsioon, mille nõuded esitab just see praegune määrus 2022/1616. Ringlusse võetud plast peab olema siis toodetud kas sobiva ringlussevõtu tehnoloogiaga, need esitatakse esimeses lisas, või siis uudse ringlussevõtu tehnoloogiaga, mis pärast üleminekuaega on näha registris. Ringlussevõtt ja valmismaterjali tootmine peab vastama üldnõuetele ja ka täpsemate nõuetele, kui näiteks on protsessile antud luba, siis loa nõuetele või kui on esitatud tingimusi esimeses lisas, siis nendele nõuetele. Registris peab olema sellise ringlussevõtu protsessi kohta andmed, saastest puhastamise seadmestiku kohta, ringlussevõtu koha kohta ja ringlussevõtja kohta. Kui kasutatakse lubatud ringlussevõtu protsessi, siis andmed selle kohta. Kui kasutatakse ringlussevõtu süsteemi, siis peavad registris olema andmed selle kohta ja samuti ka uue tehnoloogia kohta, kui seda kasutatakse. Siin peab veel tähele panema, et seadmestiku staatus registris ei tohi olla siis peatatud ja ringlussevõtu protsess peab olema lubatud, ehk et staatus registris ei tohi olla peatatud ega tühistatud. Sobiva tehnoloogia üldnõuded hõlmavad endas plastijäätmete kogumist ja eeltöötlemist, nõudeid saastest puhastamise suhtes,
ringlusse võetud plastist materjalide esemete järeltöötlemist ja kasutamist ja ringlussevõtu süsteemi kasutamist. Uudse tehnoloogia puhul on nad natukene erinevad. Esitatakse palju nõudeid, väga üksikasjalikke nõudeid uue tehnoloogia väljatöötamise kohta. Seda kasutavate ringlussevõtu seadmestike käitamistingimuste kohta, täiendavat teabe kohta ja saastatuse määra seire ja aruandluse suhtes. See viimane peab olema avaldatud arendajate, uudse tehnoloogia arendajate kodulehel ja link esitatakse ka registris selle kohta. Võib-olla siis nii palju teooriast ei räägi, natukene ka praktilisemaks, et siis proovisin teha ühe näite selle kohta, et mis peaks olema seal mahuti märgistusel. Et kui kasutada kõiki neid ette antud üksikasju, mis määruses öeldud siis, et kui on ringlusse võetud plastimahuti, siis seal peaks olema kahvli ja peekri sümbol, siis tähis rinn, mis on siis seadmestiku number registris. Need numbrid ma leiutasin siia ise, see on lihtsalt näide. Siis tuleb esitada partii number. Siis tuleb esitada ringlusse võetud materjali massiprotsent. Siia ma panin 100, aga see võib olla ka midagi muud. Ja kui on määratletud, kui on kasutatud sellist protsessi, lubatud protsessi, mille puhul on siis hinnatud, et see protsess ei tee nii puhtaks materjali, et seda võiks 100% kasutada toiduga kokku puutuva materjalina, et seda tuleks lahjendada esmase plastiga, siis tuleb esitada ka see määr ja siia ma olen pannud 50. Lisaks tuleb esitada üks ISO standardiga määratletud sümbol. Seda on väga lihtne leida internetist, aga ma ei saanud seda siia panna näitena, sest ma ei tea, kui hästi see on autoriõigusega kaitstud. Ja siis märgistusel esitatava kirjaliku teabe tähemärgi suurus on määratletud ja oleneb mahuti suurusest. Seda siis võib määrusest ise täpsemalt vaadata. Ja mis peaks olema siis toidukäitlejale tarnitava ringlusse võetud plastist materjali või eseme peal? Esiteks, ega siin väga suurt muutust ma ei oskagi näha, sest et endiselt kehtivad toiduga kokku puutuvate materjalide raammääruse nõuded, kus on öeldud, et artiklis 15 siis, et kas peab olema kahvli ja peekri sümbol või sõnad toiduga kokkupuutumiseks või mõni täpsem kasutusotstarvet määratlev väljend. Vajaduse korral ohutu ja asjakohase kasutamise erijuhised, siis tootja andmed ja jälgitavuse märgistus. Ning nüüd sellest uuest määrusest siis tuleb täiendav nõue vaadata ka täpsemaid nõudeid, mis tulevad konkreetse ringlusse võetud plasti tootmise protsessi loast. Et need võivad olla sätestatud määruse esimeses lisas, näiteks ringlusse võetud PET-i kohta ongi öeldud seal, et see ei ole ette nähtud mikrolaineahjudes ja tavalistes küpsetusahjudes kasutamiseks. Ja see peaks jõudma ka siis märgistusele. Täpsemaid nõudeid võib tulla konkreetsete
lubade pealt. Nii et siin on oluline, kuidas see info liigub tarneahelas. Natukene sobivatest ringlussevõtu tehnoloogiatest. Et need loetletakse üles esimeses lisas ja praegu on seal loetletud 2 tehnoloogiat. Üks ongi siis PET ehk polüetüleentereftalaadi mehaanilise ringlussevõtu tehnoloogia ja selle puhul on juba teada, et igale protsessile on vaja luba. Teine tehnoloogia on suletud ja kontrollitud ahelas toimuv ringlussevõtt. Ja selle puhul on hinnatud, et kuna siin on teatud tingimused, mis tagavad plasti võimalikult vähese saastamise, siis igale protsessile ei ole luba vaja. Ja tingimustena ongi siin öeldud, et tuleb kasutada ringlussevõtusüsteemi. Selle ringlussevõtu tehnoloogiaga siis ringlusse võetav materjal puhastatakse ja vormitakse sama kuju ja sama kasutusotstarbega esemeteks nagu ringlusse võetavad esemed. Et kui mul on karbid külma toidu jaoks, siis ma saan teha nendest täpselt samasugused karbid sama liiki toidu jaoks. See ringlussevõtt ei ole polümeerist spetsiifiline, et võib kasutada mis tahes polümeere, siis ei pea olema PET, ei pea olema ainult polüetüleen. Ja tuleb siis tagada, et nii protsessi sisenev plast kui ka sealt väljuv valmis materjal vastaks plastimääruse kõikidele nõuetele. Sealhulgas oleks hinnatud siis nii nimetatud niasained. Et see kohustus on nagunii kõikidel plastitootjatel praegu ka. Kuna arvatakse, et ringlussevõtusüsteemiga saab tagada selle, et plast ei saastu oluliselt, et ta puutub kokku ainult toiduga, siis jah, ei ole protsessile luba vaja. Ringlussevõtusüsteem, siis mida siin eelmises tehnoloogias kasutatakse, ongi selline süsteem, mille eesmärk on vähendada materjali saastumist ja seega saastest puhastamise vajadust. Selles süsteemis üldjuhul ei koguta esemeid tagasi tarbijatelt ja haldamise eest vastutab üks ettevõte ja tema andmed esitatakse registris. Ka on nõue, et ringlussevõtusüsteemis kasutatav ese peab kandma süsteemi spetsiifilist märgist. Ja üldjuhul ei tohi seda viia turule või lasta kasutada teistele ettevõtetele, kes ei kuulu siis sinna ringlussevõtusüsteemi. Selle süsteemi puhul on see puhastusprotsess eelkõige mikrobioloogiline, sest eeldatakse, et välissaastet, ettearvamatut saastet, mida tavaliselt võib juhtuda, et tarbijate kasutusest tuleb, siin ei juhtu, siin ei tule, sest et tarbijad ei saa neid endaga kaasa viia. Et puhastusprotsess vähendab siis mikrobioloogilist saastet. See ei ole mingisugune spetsiifiline
mikroobide vastane võitlemine, vaid et kuna plasti töödeldakse, sulatatakse ja vormitakse nii kõrgel temperatuuril, et mikroobid seal ei ela, siis lihtsalt tavaline selline ümbersulatamine, seda vaadeldaksegi kui puhastusprotsessi. Nii et selline definitsioon ka siia veel, et süsteem on siis juriidiliste isikute vahel kehtestatud kord materjalide kasutamise, liigiti kogumise ja ringlussevõtu haldamiseks eesmärgiga piirata või hoida ära nende saastumist. Nii et see ringlussevõtusüsteemi kasutav suletud ja kontrollitud ahelas toimub ringlussevõtt on selline natukene lihtsam ringlussevõtu tehnoloogia. Uudsete tehnoloogiate kohta siis, et on öeldud, et tehnoloogia arendaja peab esitama tõendid, selgitused, kirjeldused ja kokkuvõtted ohutuse kohta, enne kui selle tehnoloogiaga saadud materjali hakatakse turustama. Seda tehnoloogiat kasutavad ringlussevõtjad peavad tegema seiret saaste vähendamise osas, et seire tulemused tuleb avalikustada. Ja need uudsed tehnoloogiad ongi aluseks ka, et neist saaks arendada sobivad tehnoloogiad. Ja sellise tehnoloogia sobivuse võib algatada kas Euroopa Komisjon või tehnoloogia arendaja, kes esitab taotluse selleks, siis Euroopa Toiduohutusamet annab oma arvamuse ja selle põhjalt teeb komisjon otsuse. Kui otsus on positiivne ja tehnoloogia on sobiv toiduga kokku puutuvate materjalide valmistamiseks, siis kantakse see määruse esimesse lisasse. Kui see ei sobi, kui leitakse, et see ei sobi, siis seda tehnoloogiat enam uudse tehnoloogiana ei käsitleta, mis tähendab seda, et sellest seda ei tohi enam kasutada plastiringlussevõtuks. See aga omaette ei tähenda seda, et seda ei saa uuesti edasi arendada. Kui tehnoloogia arendaja teeb selles tehnoloogias olulisi muudatusi ja esitab ohutuse kohta tõendeid, siis ta saab esitada selle registrisse kui uudse tehnoloogia ja saab selle kohta uue numbri, registrinumbri. Ja võib jätkata materjali turule panemist. Aga tõesti siin siis peab olema tehtud täiendavad uuringud ohutuse kohta. Niiviisi paar sõna ka sellest, kuidas jõuavad seadmestikud ja ringlussevõtjate andmed registrisse. Ringlussevõtja siis peab teavitama liikmesriigi pädevat asutust. Eestis olen Põllumajandus- ja Toiduamet ja komisjoni vähemalt 30 tööpäeva enne ringlusse võetud plasti tootmise algust. Sel juhul kajastub registris staatus, et äsja registreeritud. Sel juhul pärast seda on ringlussevõtjal kohustus esitada pädevale asutusele vastavuskontrolli kokkuvõte 1 kuu jooksul. Kui pädev asutus saab selle kätte, siis ta informeerib komisjoni sellest, et selline taotlus on talle või selline dokument on talle esitatud ja komisjon muudab registris seadmestiku staatuse äsja registreeritus looduks.
Ja nüüd on pädeval asutusel aega 1 aasta, et anda komisjonile teada, et ringlusse võtja seadmestik töötab nii, nagu see on kirja pandud vastavuskontrolli kokkuvõttes. Kui pädev asutus teeb seda ja ei leia ühtegi viga, siis vähemalt 1 aasta jooksul on tal kohustus komisjoni sellest teavitada. Kui aga ta leiab mingisuguseid vigu, siis ta võib nõuda nende vigade parandamist. Võib võtta aega. Ja siis võib juhtuda, et pädev asutus ei saagi 1 aasta jooksul komisjoni teavitada, et seadmestik töötab nõuete kohaselt. Sel juhul muutub seadmestiku staatus registris tegutsevast peatatuks. Ja kui selline olukord, ehk siis, et staatus registris on peatatud 1 aasta jooksul, siis kustutatakse see seadmestik registrist ja tuleb alustada teavitamisega otsast peale. Registrisse esitatakse päris palju andmeid. Sinna esitatakse uue tehnoloogia nimetus, arendaja nimi, siis aadress, kus kohas avaldatakse seirete kokkuvõtted. Siis esitatakse lubatud ringlussevõtu protsessi nimi, loavaldajate nimi ja aadressid, tehnoloogia, millal see põhineb, samuti ka loa staatus, et kas luba on peatatud või on kehtetuks tunnistatud või kohaldatakse selle suhtes üleminekusätteid ja esitatakse ka staatuse muutmise viimane kuupäev. Ringlussevõtja ettevõtte nimi ja peakontori aadress, siis saastest puhastamise seadmestiku andmed, kasutatav tehnoloogia ja selle asukoht, samuti ka seadmestiku registreerimisstaatus, kas see on äsja registreeritud, loodud, tegutsev või peatatud ja staatuse muutmise viimane kuupäev. Ja samuti esitatakse ka ringlussevõtu süsteemi nimi, märgised ja haldaja nimi ja aadress. Siin on terve hulk spetsiifilisi numbri alguseid, mis ka registris esitatakse ja juba eespool nägime, et saastest puhastamise seadmestiku number siis peab olema esitatud ringlusse võetud plasti sisaldava konteineri märgistusel. Määrus ka täpsustab, millistel juhtudel ringlusse võetud plast ei vasta nõuetele. Näiteks, kui partii ei ole märgistatud või ei ole dokumentatsiooni, kui ei suudeta tõendada, et on tõendatud määruse nõuete kohaselt. See puudutab just eriti neid vastavuskontrolli kokkuvõtteid, aga ka jälgitavust, aga ka siis sisendmaterjali nõuete kohasust. Ja ka siis, kui pädev asutus ei saa kontrollida vastavuskontrolli kokkuvõtet 1 aasta jooksul alates tootmise algusest, kui teda ei lasta näiteks ligigi. Vastavusdeklaratsioonid. Et on eraldi vormid kindla struktuuriga ringlusse võtjale ja järeltöötlejale. Siin on siis kõigepealt ringlusse võtja vastavusdeklaratsiooni vorm. Et siin on näha, et esimeses jaos on vaja identifitseerida nii ringlusse
ja ringlusse võetud toode kui ka pädev asutus. Et teate esmase plasti vastavusdeklaratsiooni, siis nii täpseid asju, nagu küsitakse siin pädeva asutuse kohta, sellel deklaratsioonil küll ei olnud. Aga loodetavasti aitab see kõik kaasa materjalide ohutuse tagamisele. Siin on siis näha veel, et tuleb ära ka märkida loa andmise alus, mida siis kasutatakse, kas kasutatakse uudset tehnoloogiat või ringlussevõtusüsteemi või siis lubatud protsessi. Siin on veel spetsiifilisi andmeid, kas tegemist on väljaviidava partiiga või väljundpartiiga. Siis tuleb esitada juhised järeltöötlejatele. Siit tuleb ka esitada just, et kui palju ringlusse võetud plasti konkreetses materjalis sisaldub ja kui palju tegelikult oleks lubatud, kui palju oleks lubatud ja kui palju tegelikult sisaldub. Ja millised on kasutuspiirangud ja kas on muid juhiseid. Ja siin on näha ka, et esitatakse siin siis märgistuse kokkuvõte. Ja lõpuosa on ikka selline tavapärane nimi ja kuupäev. Ma siin ei too aja kokkuhoiu mõttes seda teist vastavusdeklaratsiooni vormi, sest see on suhteliselt sarnane. Ja natukene ka ülemineku reeglitest. Juba praegu kasutusel olevad ringlussevõtu protsessid, mille kohta on loataotlus esitatud, nüüd kehtetuks tunnistatud määruse alusel. Et nendest protsessidest saadud materjali sisaldavaid valmis materjale ja esemeid tohib turule viia seni, kuni selle loataotluse kohta on tehtud otsus. Selles loa otsuses öeldakse edaspidi siis, et ütleme, et kui on keelduv otsus, kui ei lubata kasutada, et mis on ülemineku, tähendab selle materjali turule panemise lõpptähtajad. Kui on positiivne otsus, siis loomulikult tohib seda materjali ka edaspidi toota ja turule viia. Muul tehnoloogial põhinevad ringlussevõtu protsessid, et nendest saadud ringlussevõetud plasti võib kasutada materjalides ja esemetes, mida tohib jätkuvalt turule viia 10. juulini järgmisel aastal. Pärast seda kuupäeva neid enam juurde toota ei tohi. Ja kui tegemist on sellise tehnoloogiaga, mida siis soovitakse käsitleda kui uudset tehnoloogiat, siis tuleb vajalikud andmed esitada enne 10. aprilli 2023. Sel juhul võib selline protsess jääda turule kui uudne tehnoloogia. Ja sellest võib jätkuvalt materjale, ringlusse võetud plasti viia turule, et toota sellest valmis materjale ja esemeid. Toidukäitlejad tohivad seni seaduslikult turule lastud valmis materjale ja esemeid kasutada toidu pakendamiseks kuni nende varude lõppemiseni. Siis on veel üks materjaliliik, mida selle määrusega käsitletakse väga selgelt uudse tehnoloogiana. See on siis ringlusse võetud plast funktsionaalse tõkkekihi taga. Need on need niinimetatud
ABA materjalid. Ja, et funktsionaalne tõkkekiht on siis tavalisest esmasest plastist ja selle taga on kasutatud ringlusse võetud plasti. Niisiis sellise materjali puhul käsitletakse valmistamistehnoloogiat kui uudset tehnoloogiat ja sel juhul peab arendaja esitama komisjonile ja pädevale asutusele siis vajalikud andmed enne 10. aprilli 2023. Selliseid ringlusse võtjaid, kes seda tüüpi tehnoloogiat kasutavad, on väidetavalt Euroopas päris palju. Ja komisjon soovib, et mitte iga ringlusse võtja siis ei oleks selle tehnoloogia arendaja, vaid et nad koonduksid konsortsiumiks või assotsiatsiooniks, kes tegutseks arendajana ja seetõttu saaks hoida oluliselt ressurssi kokku ja käsitleda neid väga sarnaseid tehnoloogiaid ühe tehnoloogiana. Sel juhul oleks võimalik ka vähendada natukene katsete tegemist. Komisjoni kodulehel on siis teavitamise vormid, vastavusdeklaratsioonide vormid ja ka vastavuskontrolli kokkuvõtte vorm. Teavitamise vormid on inglisekeelsed, aga neid saab sealt kodulehelt alla laadida ja neid saab kasutada. Ringlusse võetud plasti kohta on komisjoni kodulehel antud ka natukene täiendavat infot. Toon siia ära selle kodulehe ja edaspidi hakkab sellel kodulehel olema ka registrilink. Seda registrit ei avaldata enne, kui on vastu võetud esimesed protsesside loaotsused. Pärast seda siis kantakse see esimene port sinna registrisse ja register hakkab tööle. Võib-olla esialgne register ei ole ka väga kuidas öelda, interaktiivne. Info esitatakse lihtsalt PDF-idena, mida aeg-ajalt siis täiendatakse. Aga edaspidi on plaanis küll teha korralik selline IT-lahendusega register. Võin veel öelda, et komisjon plaanib ka määruse kohta teha juhendmaterjali, aga seda ei ole tõenäoliselt oodata enne selle aasta lõppu. Ja loa otsuseid loodab komisjon küll vastu võtta sellel aastal. No loodame kõige paremat. Nõnda. Tänan teid tähelepanu eest.